Tere taas kõik kanali jälgijad. Täna oleme siis taas kord suurte ahvenate jahil ja vaatame siis kaua mul täna aega võtab siis selle kalaparve leidmine. Eelmine kord siis mul läks aega umbes 2 tundi, kui ma leidsin siis selle suurte ahvenate parve. Ilm on ka täna siis palju erinev kui viimane kord, et praegu on siis selline madal rõhkkond. Et vaatame, kuidas see kala täna käitub ja sööb. Aga hakkame pihta. Nii, teeme siis kohe 10 auku ja hakkame neid kajaloodiga läbi töötama. Et vaatame, kas leiame selle platsi pealt kohe selle suure kala, kus ma taga viimane kord leidsin. Puuriterad on juba kaunis nürid, et peaks uued soetama. Nii, ja nüüd on alt põhi on täiesti kirju. Praegu on väga raske eristada lanti ja kala. Aga siiamaani mitte ühtegi võttu ei ole veel toimunud. Et tihti ongi nii, et kui ahvenad tulevad sealt alt üles landi peale ja nad nagu päris ära ei võta, siis nad ujuvad mööda ja nagu ninaga löövad seda lanti. Ujuvad mööda, siis jälle tagasi tulevad uudistama ja siis mingi hetk käib see löök ja ta võtab selle ära. Et see, kui ta sinna ninaga vastu ujub, et seda on nagu hästi aru saada, kui ta seda teeb, et kui ta päris võtta ei taha. Nii, ja nüüd tuleb suure hooga alt üks. Nii, see on päris priske kala. Kurat, läks alla tagasi. Mitu korda käis ja jõnksutas siin edasi tagasi, aga läks ikka alla. Eks see ongi siin üks sükene mäng, et kes keda, nii nüüd jälle tuleb. On päris suur kala. Ja on otsas, on. Tuleb, väga ilus kala. Väga ilus kala. Väga ilus kala, tule. Ossa raisk, mine kandi tõmbas viini puruks. Täitsa lõppraisk. Väga rits. Mis asi see on praegu? Nii, kohe. Kohe. Nii, kohe, ossa raisk, kui suur sa oled. Nii, võtame kohe selle koti siit välja. Täna ei läinud üldse kaua aega, et üks selline 15 minutit ja oli esimene kala käes. Nii, kaalume see ära, et on ta umbes sama suur kui viimasel korral tabatud kala. Nii, paneme kaalu käima. Kaalume ta ära. Nii, kaal on millegipärast väga uimane. Ma loodan, et patarei tühi ei ole. Ongi vist, vilgub millegipärast kahtlaselt. Tegelt ka, ei kaalugi ära või? Mida pekki, noh? Täitsa lõpp. Ongi aku tühi. Nii, kus see mõõtevahend on? Et see kala tundub natukene priskem kui see viimane. Võib-olla on natukene suurem ka, ongi, see on suurem veel kui viimane kord oli. Kus raks. Nii, mine siia peale, palun nüüd. Jaa, see on 48 sentimeetrit, see on 48 senti. Jõhker, see on mingi 1,7 kilo võib-olla. Nii, aga täna siis uudishimu minust võitu ei saa. Las see 48 sentimeetrine ahven läheb, toimetab oma asju edasi. Et ei ole tema sellest süüdi, et mul patareid tühjad on. No mine ela, vägev kala.
et see on kindlasti jälle mu rekordkala, aga noh, las siis täna tema ise otsustab, kui palju ta seal all kaalub. Nii, jälle. Kuule, aga olgu, davai. Davai. Ops, tuleb jälle, tuleb. Ilus päts. Ilus päts, tuleb, tule üles. Ongi aug raisk hoopis, teeb mulle siin nahka, kurat. Kuradi tattida, Okei, raisk. Ajas juba korraks nagu kõva tüki sisse tead, et tuleb ilus päts, aga noh. Jaa. Et noh, siit pildist ongi näha, et ma ei tea, kas ma jõuan siit kaamerast vaatan kohe jah, et see tekkis selline üksik kala sinna ja ahven panigi plehku, et ma ise seda siin keset telefoni kõne tähele ei pandki, aga ei, aug oli väike, läks ka tagasi. Vaat. Kuule, aga selge, davai, tšau. Selline see klipp siis täna tuli, et väga kahju on sellest, et see patarei otsustas just täna hommikul seal sees tühjaks saada, et väga kahju. Et uuendasin ma täna siis enda rekordit, aga ma ei tea täpselt nüüd seda kaalunumbrit. Et ma ise eeldan, et see oli kuskil 1,7–1,8 kilo, see konkreetne isend, aga südametunnistus ei lubanud ära võtta. Et kui ma suvisel hooajal selle suure koha tabasin, siis tollel päeval mul näiteks olnud kaalu kaasas, aga siis sai uudishimu minust võitu ja ma võtsin selle kala koju kaasa, kuigi ma nagu sisimas tahtsin ta tagasi lasta, sest ka selle 5-kilose kala kulinaarne väärtus oli suhteliselt selline mannetu võrreldes nende 1-2 kiloste kohadega, et need kohad on palju maitsvamad. Aga järgmisel korral ma arvan, ma soetan endale ka varuks lisapatareidele ka mehaanilise kaalu, et mingid sellised viperusi ette ei tuleks. Et sellised kalu tõesti ei tahaks ära võtta, sest need kalad viivad seda populatsiooni seal edasi ja annavad väga palju järglasi. Ja veel siis, mis uut, tegin ka Telest Fishingule Facebooki lehe, kuhu hakkab siis kevade poole ka natukene muud informatsiooni tulema peale püügivideode ja piltide, et kindlasti hakake ka Telesti seda Facebooki kanalit jälgima. Aga ma arvan, et näeme juba järgmisel korral, et seekord jääb siis igaühe enda otsustada, kui palju see kala kaalus, aga näeme juba järgmises. Kõik head ja jälgige Telesti kanalit nii YouTube'is kui ka Facebookis.